Kallis härra president, kuidas meil siis seekord Eesti meistrivõistlused pokkeris läinud on? Suurepäraselt. Eesti pokker on parema tervisi juures, kui ta kunagi olnud on. Nagu näete, maja on rahvast täis, kõik turniirid kubisevad vanadest mängijatest ja mis on nagu eriti positiivne on see, et ETPF-iga on liitunud tänase päeva seisuga üle 130 inimese, kes ei olnud ETPF-i liikmed eelmine aasta. Ja kõik nad mängivad siin kuskil pokkerit ja on värske veri meie hulgas. See on tõesti väga super uudis. Ma ei oleks elu sees arvanud, et see nii suur see number on. Isegi mina ei oleks arvanud. Tõesti, ainult teeb meele verrõõmsaks. Ta ei oleks, näed, raputab pead. Mul on selline küsimus, et järgmine nädal me hakkame päriselt ju autasustama, tegelikult see nädal me hakkame autasustama parimaid. Mille järgi valitakse üldse kandidaadid siis erinevatele pokkeri auhindade saajatele? Eks see erinevaid kandidaate valitakse erinevate parameetrite järgi, aga ikkagi siin taga on teadustöö valdavalt. On uuritud statistikat, tehtud tabeleid, vaadatud tulemusi, rahva lemmiku puhul on kogutud rahva arvamust. Need inimesed, kes on nominendid, on juba teada. Väga piiratud seltskonnale, mis on 1 või 2 inimest, on teada ka, kes on need võitjad. Aga see kõik selgub juba siis 8. veebruaril Bombay pokkeriklubis vanalinnas, kuhu te kõik tulete, eks ole. Me kindlasti tuleme. Ja seal toimub pidulik autasustamine ja tants ja tagaajamine. Aga mis ma tegema peaks, et ühe saladuse ma täna teada saaks? Sa mind tea mida iganes, aga ma ei saa teada või? Näed, sul lindasid isegi nupud laiali. Ma tõesti ei saa seda spoilida, seda olukorda. Aga no, ma ütlen, et kõik võitjad, ja natukese spoilin, ma ütlen, kõik võitjad on nagu erakordselt väärilised. No tahaks loota ja kunagi loodan ise ka võita auhinda. Ühesõnaga, nopime siit kõige olulisema info. 8. veebruaril on meil auhinnagala ja parimad Eesti pokkerimängijad 2020. Ja Bombay klubis ja samal ajal on ka paaride turniir, eks ole, viimane tiitliturniir, kus on võimalik noppida koos oma kaaslasega meistritiitel. Ja järgmine aasta me kindlasti lisame ka valikusse aasta parim intervjueerija. Ja siis sina võiks olla seal vähemalt nominent. Ma loodan, et järgmise aastaga väga palju konkurentsi mulle siin juurde ei teki ja võin olla ainukandidaat ja võita selle ala. Aitäh sulle, Laur, ma soovin sulle edu ja aitäh, et sa teed seda, mida sa teed. Elu tööalaselt ja isiklikus elu. Täpselt, karjaõnne ja viljaõnne sulle ka. Ja naudi tänast mängu. Naudin. Aitäh.